et see pesa nagu tekib tegelikult. No, tegelikult tuumi kui ükskõik. Sinna pole minna, aga ma arvan, et lähevad suuremad küll lähevad. Terve peks on siin. Kas nägid, kuidas tuul mind viis ära kaugele, kust naaseda ei saa? Kas kuulsid, kuidas murdus puu, kui metsas polnud mitte kedagi? Nii veider tunne on, et Els on 2 nädalat meiega olnud. Täna sai ta täpselt 2-nädalaseks ja mul on selline tunne, nagu ta oleks meiega olnud vähemalt 2 kuud ja ma ei tea, et oleks nagu 2 aastani juba. Et kas 3. lapsega ongi juba niimoodi, et see beebimull kestab 2-3 päeva ja siis on see, et jah, see on kõik nii argine, nii tavaline, see ei ole midagi adrenaliini tekitavat suurt uut, selles mõttes põnevat ja üldse mitte halvas mõttes, vaid ongi selline rahu, et see lihtsalt peabki nii olema ja selles ei olegi midagi nii imepärast, imestamisväärset, et meie peres on uus liige, vaid see on lihtsalt just nagu tegelikult ongi, mis on sünnitus minu silmis. Et jah, see on imeline, aga see on nii tavaline. See on selline tavaline asi, mis lihtsalt juhtub paljude meie elus ja eludes. Ja see ei ole midagi uskumatut või selles mõttes fantastilist, et vau, kas see tõesti juhtus, vaid see ongi selline argine sündmus mõnes mõttes. mitte halvustavas mõttes, vaid kõige paremas mõttes, et see ongi nii loomulik ja see ei peagi meid niimoodi nii rivist välja ajama. Et jah, mul tõesti tegelikult on need kõik need sellised mõnusad tunded, et ma väga naudin seda. Aga see on argisem, kui oleks oodanud seekord. Et esimene laps on selline tunne, et see vastsündinu aeg kestab igavesti ja kõik see on nii uus ja põnev ja õpid kogu aeg midagi, aga nüüd juba see nii nagu, ma ei tea, siuke nagu väike kahju tunne on, et kas siis saigi nüüd läbi see mull juba ammu. Et mul on tunne, et ta on nii ammu meiega, aga see on ainult 2 nädalat tegelikult. Et ma ei tea, et kas ma peaks veel üritama püsida selles mullis või lihtsalt see läkski ja nii mõnus kevad. Täna on kuidagi tuli selline suur soe kevad ka, et oli esimene ilma jopeta jalutuskäik mul enne. Jalutasin Moonit magama. Ja olin täitsa dressika väär. Päike paistab. Els on ka esimest korda. Niimoodi vankriga õues lihtsalt peesitamas. Ma paneks ta kõhukotti ka, aga kõik riidid on talle suured, mis meil on. Ei ole talle midagi selga panna. Tal ei ole sellist välirõivast, et ootame siis selle kevad ära ja ta on seal soojakotis praegu. Jah, aga naudime siin kevadet. Asso on veel üle nädala kodus. Et see tundub nii uskumatu, et tundub nagu veider, et miks ta kodus on? Ma ei mäleta nagu, et mis see sündmus oli, mis puhkus see tal on selline. Tegelikult see on see sünnituspuhkus, mis ikka veel kestab, aga kuidas see võimalik on? Els on 10 aastani juba. Jah, meie ilus argipäev.
ja kodune kulgemine. Leenuke tuleb märtsikellukestega nii poole. Kas üleüldse märkasid, et silmadel mul ikka sama värv, kui sõisime me teadagi? Meil käib siin tihti olelusvõitlused, kes saab Elsut hoida, kes saab teda võtta, kes saab teda sõidutada. Elsuke on nii hoitud meil. Et õnn on mitme kohalile arv. Ei vaja maailm ühte kurva laulu juurde, seepärast sõnadeta jäägu see refrään. Oi, mulle meenuvad siin need ajad, kui Mooni oli selline laps, kellega oli nii raske õues käes, tahtis kogu aeg ainult süles olla. Ja nüüd me oleme jõudnud siia, kus Mooni oli lihtsalt 15 minutit kuskil ära. Ma tulin teda otsima, mõtlesin, kus ta on? Ja toimetab oma ette lihtsalt. Mis sa teed siin? Kas kuulsid juba uudiseid, et kõik on ikka samamoodi veel? Kas paremateks loob see meid, kui kellelegi haiget ei me tee? Kas kuulsid minu häält, kui ma nukra meelega su peale mõtlesin? Kui magades ma sind ei näe, siis olemas, kas olen üldse ma? Üks korrasik lindi vaadata. Mis ma vaatan lindi? Mitu väikest nurka meil vaja on? 3. Ma oletan, et te oskasite juba ammu oletada, et meil toimub siin mänguväljaku ehitus. Et heietasime pikalt. Meil pole ju juba ammu isegi kiike õues. See kiik, mis oli siin talus, kui me siia kolisime, lagunes ära, palk mädanes ära. Vist aasta tagasi, ma ei mäleta, igatahes nüüd oli aeg siis lõpuks asi kätte võtta ja see mänguväljak ära teha, et joonistasime plaani, läksime õue mitu korda, vaatasime seal, seisime, vaatasime, kust ta võiks voolata, et ikkagi saame, ruumi on, et teeme nii, kuidas meeldib, sellise nagu meeldib, sellise nagu tahame, selliste asjadega nagu tahame. Ja siis Asso hakkaski pihta, tegi kõik eeltöö siis materjali osas, et kust puit, kui palju mingeid kinnitusi, kõiki neid asju ja natuke oleme vaadanud erinevates veebipoodides neid kõiki tarvikuid, et liumägi, kiiged, mis mingid rippumispulgad ja kõik need asjad, et need tulevad hiljem, aga praegu siis selle põhiehitise valmimine on töös. Et Asso oma vennaga siin ehitab. Päris kõrge loss on see. Täna seda vaadates sain aru, et kuna meil tuleb üks torn, 2 torni on, tuleb kinnine seintega, siis seal saab lausa ööbida suvel. Paned sääsevõrgud ukse akna ette ja miks mitte 2x2 meetrit pinda, põrandapinda on seal sees, nii et vägev. Olen igatahes väga elevil. Täna on nii soe kevadilm. Me oleme küll toas. Praegu toimub siin lõunasöögi valmimine, et mul on juurikat ahjus ja grillil on šašlõkk. Ja Asso vanatädi on ka külas mingi lastega õues, teiste lastega. Üks laps on mul siin pesas ju.
põlevad ringil, kevad silitab neil päid. Seda on ikka väga-väga veider vaadata. Et loomulikult ma ju teadsin, et ta tuleb ja milline ta tuleb, aga näha seda suurt lossi siin on täiesti uskumatu. Et nii võõras ja nii elevust tekitav selline väikene pesa tuleb justkui siia vahele. Et siin on üks torn, kus tuleb Liumägi ja see on avatud, aga katusega. Siis läheb siit sild üle, siia tuleb kinnine majake katusega ja siin lähevad postid ringiratast ja siia tõenäoliselt puu ja posti vahele paneme suure võrkkiige, kus saame ise istuda. Ja siin on ka eraldi lihtsalt post selleks, et siia tuleb mingi pesakik täiskasvanutele. Siia tuleb pingike, igal pool saame ise istuda. Siia siis riputame kiiged, igasugused. Asso tahtis siia lõuatõmbekangi, et Leenu ka väga soovis, et tuleks mingi trenniala ka. Ja siin on siis selline platsike, ma arvan, et ma tahan siia värvida suuri kive teha, siis teha mingitest palgiketastest mingeid treppe, ronimisasju, et ise meisterdada juurde niimoodi, et jah, et see põnev minu osa alles tuleb, kus mina saan hakata, võtan mingid värvid ja kõik igasugused Pinteresti ideed otsin ette, et kuidas teha seda kõike ka vingeks. Väga lahe. Lihtsalt seisan siin ja naeratan, et unistan sellest, et siin on kiik ja ma kiigun, sest et ma olen küll ema, ma olen kõike igasugu tähtsaid asju, aga ma olen ikkagi lihtsalt üks 30-aastane tüdruk, kes tahab ka mängida. Nii et ma tahan ka kiikuda, minu unistus oligi, et no sellised kiiged ja palju kiikesid ja suured kiiged, et mina tahan ka kiikuda. Suured inimesed tahavad ka lõbutseda. Ei ole niimoodi ainult, et paned selle beebis ja kiiku ja siis seisad siin niimoodi. Ei, kõik kiigume. Minul on siin suur pesakiik, siin on beebikiik, veel üks kiik, kõik võrkkiiged, mitu tükki. Kõik tahame lõbutseda. Suvi annab mida vaja, kestku seenel terve eluaja. Mõtteid, vaid häid, siis ma nende poole saadan, sest ainult nii ma seda ilmaruumi muudan. Asso siin ikka eile muretses, et kas sai ikka liiga suur mänguväljak, et ja äkki vale koha peale, et nüüd on kuidagi, ma ei tea, eks see on natukene ehmatav, kuidas ta varjab nüüd järsku maja ära, et nüüd koju sõites sealt tulles enam ilmselt, kui see nüüd saab kõik ehitatud, siis ei paista nii väga enam veranda, vaid see suur mänguväljak. Ja sa siis muretses, et kas sai ikka liiga suur, aga ma ikka eile juba kõndisin ja vaatasin, et jah, loomulikult oleks, ma ei tea, oleks äge, kui kõik nii-öelda praktilised asjad oleksid kõik alati peidus ja ainult kõik ilus on igal pool väljas, aga tegelikult me peame lihtsalt elu endal niimoodi mugavaks tegema, et see mänguväljak on siin samas, selle koha peal, kus me tahame teda kõige rohkem kasutada. Selles mõttes ei ole asukoha osas, siin ei ole küsimust, kes peab selle koha peal olema. Et me lihtsalt, kui me õues lastega oleme, siis me oleme siin ja nii on. Ja suuruse mõttes ideaalne minu meelest, et kui juba, siis juba, mis me teeksime ühe sellise mänguväljakuga, kus oleks 3 posti ja 1 kiik ja mingi väike Liumägi, et me ikkagi, kui teeme, siis teeme niimoodi, et on vinge. Ja et tõesti on neid erinevaid kiikesid ja kogu aeg on midagi teha ja selles mõttes meil ongi kogu aeg midagi teha, aga ma olen kuidagi
õppinud lapsevanemusest seda, et suur osa sellest, mis keskkonda sa lood oma lastele, oluline osa on sellel ka, et looks endale mõnusa keskkonna, sest et kui minul on lõbus ja huvitav, siis on lastel ka niikuinii. Nii et tuleb lihtsalt mõelda niimoodi, et ma loon endale selle justkui peaaegu. Aga et lastel on ju siis niikuinii lõbus, et mul endal on lõbus, lastel on lõbus ja kõigil on lõbus ja nii ongi. Et ma nägin nii toredat mõtet kuskilt lugesin, et tuleb lastele olla inspiratsiooniks niiviisi, et lapsed näeksid sind, enda vanemat ja mõtleksid, et täiskasvanu olla on täitsa tore, et nad ei vaataks täiskasvanud inimest niimoodi, et appi, täiskasvanu olla tundub nii igav ja õudne, ma küll ei taha suureks saada. Et nagu ma ei ela laste maailmas selles mõttes, vaid ma tahan nagu enda jaoks ka, et mul oleks lõbus, mitte ainult, et see on teie maailm ja mina lihtsalt seisan siin ja valvan teid, vaid et teen enda elu ka ju huvitavaks. Et mina tahan huvitavat elu elada ja lastel on niikuinii kogu aeg huvitav. Lapsed leiavad kõigest mängu ja inspiratsiooni ja nad täiesti laste looming on nagu et nad teevad väiksest tolmukübemest, leiavad ka mingi teatrietenduse. Et täiskasvanutel meil on see natuke keerulisem, et siis ongi meile on abiks sellised päris asjad, mida me loome, nagu see mänguväljak näiteks, et lastel on lõbus ka lihtsalt, neil on oksad ja puud on ju, aga meie tahame nokitseda, luua selliseid asju. Võt. Katus hakkab varsti, katused hakkavad siin valmima ja nii äge ikka. Toitlustustiim hakkab jälle tööle. Lähme toome Elsuga Põltsamaalt pitsat. Tšau! Ma lähen pitsat tooma. Ma lähen pitsat tooma. Pitsat tooma? No ütlesin, et ta läheb piima tooma. No see me läheb toob piima. Lähen jah. Tšau, võtke Edi ka siis koju. Võtke Edi ka koju. Edi, lähme koju. Edi, lähme koju. Asso vanatädi, keda te just nägite, kes on Asso juba lahkunud vanaema kaksikõde, millest ma olen rääkinud mitmeid kordi. Juhuslikult saime teada, kui me siia külla kolisime, et sündis siin teisel pool küla, siinsamas meie jaoks suvalises külas, mida me enne ei teadnud. Ja kasvas siis esimese poole lapsepõlvest siin üles. Ta on 3. päeva siin Leenu ja Mooniga hänginud ja mänginud tunde ja tunde lihtsalt. Nii tore, et tal on nii palju energiat ja tahtmist nendega suhelda. Et äge, et meil lapsed saavad vanemate inimestega sellist nii kohal olemist, et paljudel lastel ei ole seda võimalust vanemate põlvkondadega nii palju koos olla
tänapäeval, et see on äge, et just eile sulle rääkisin, et jah, me olime ka vanaema, vanaisa juures väiksena palju, aga kuidagi tänapäeval see ei ole nii tavaline, et ollakse niimoodi, et nii palju tähelepanu saadakse, et tunde ja tunde lihtsalt hängivad koos, et väga äge ja oleme väga tänulikud. Nii, pitsa käes, väga põnev. Aga mis ma teile näitama pean? Ma käisin pakiautomaadis ja ma just rääkisin, et mul on selline tunne, et Eld sündis juba nii ammu ja see on juba vana teema ja nii edasi, aga mulle tuli kingitus Platinumilt, Platinum korratoidult ja Karinilt. Tervitused! Ma juba saatsin video sulle, et kui äge, lihtsalt uskumatu kingitus. Ühesõnaga, siin oli kaardike, et palju õnne Elsukese sünni puhul ja mida kingitust. Platinumi poolt on lihtsalt alati, koeratoit, pean siin kohal ka kiitma, soovitan kõigile. Aga need kingitused alati lihtsalt vau. Nii, nüüd asja juurde. Need on 3 kampsunit, mis on käsitöö tehtud spetsiaalselt meie lastel. Els ja lumikellukesega. Leen karikakardega ja Mooni. Lihtsalt kui armas. Kampsuni hooaeg on käes, nii et lapsed praegu ka juba eile oli esimene päev, kui jooksid ilma jopedata kampsunitega õues ringi, nii et nii armas, kuidas nad Elsu ei jookse veel ringi, aga aitäh! Oi, sealt paistab mingi seintega, äärtega loss. Näed, ei ole midagi. Paistab samamoodi maja ots ja see mänguväljak ei tundu üldse hiiglaslik. Sai tutu siis ja? Sai tutu siis? Joo. Meil uinak tehtud. Abilised läksid koju. Ja selline ta seal on. Perantava. Jaa. Perantava naisa. Klausike ka väsinud siin. Tere hommikust! Nii ilus päikseline kevadhommik. Mänguväljak on ka nii kaunis. Aga täna me läheme käime, võtame Liumäe ja ühe pesakiige ja lõuatõmbekangi. Nüüd me võtame mänguväljakut EU-st, tellime, saab kohe kätte ja siis pooled asjad tellisime, eks ma pärast näitan, aga sealt 4iq.ee või midagi sellist. Aga igatahes mõni asi tuleb täna ja käime ehituspoes, ma tahan värvi. Jah. Tahad juua? Jaa. Leenu paned ise kõne.
tahad veel või? täis. võta veel kokku. Isile kahvlit. aitäh. kus sinu mahl on, Mooni? aga seda ta läks siis praegu vist vaatama. lõuatõmbekamb, siis pesakiik on siin jah, selle ja siis see Liumäe natuke sõidate taha. meil ikka mõnus kulgemine siin pikalt. esiteks saime pikalt kodust välja. et unustasime koormarihmad maha ja pidime tagasi minema ja sõitsime uuesti kodust välja ja kõik see ja igasugused pissipausid ja söögipausid ja lõpuks jõuad sihtkohta oi kui mitu tundi hiljem ja nüüd me käisime sihtkohas siis siin mänguväljakutes ära. Nad andsid meile vale Liumäe kaasa. Mehed ei saanud midagi aru. Mina siin vaatan, et see on nagu natukene vale roosa. Nagu hakkan nokkima, mõtlesin, kas ma hakkan nokkima, et äkki nagu lihtsalt on, äkki pildi peal oli valesti. Ja siis ikkagi tuli välja, et on vale toode anti meile nii, nüüd me oleme siit tagasi, nüüd me saame ikka oma pastellise roosa Liumäe. No see on õige. Missi tuleb ka kohe, ta läheb seal, vaatab mingid kinnitusvahendeid ja käime seal värvide juures ära. Nüüd me peame siis värve valima siit. Et mis toonidega meil on vaja mingit oranži. Meil on vaja mingit sinist, rohelist ja punast. Mis meil on need veranda klaaside värvid teeme. Nende samade värvidega need aialipid. Ma ei teagi, ma mõtlesin, et kummas suunas minna, kas originaal, erksed või teha midagi tuhmimat. Aga see erksem on vist nagu õige ikka ju. Tundub nagu imelik see siin, võõras. See on meile tuttav. Aga värvi saab alati üle värvida, kuigi no ega me vist ei hakka. Ei taha nagu selleks mingiks pastellimajaks ka minna, ikkagi kärts, märts ja vinged värvid on ju. Minna issi ja Leenuga õue ja Liumäge ehitada ja trippi ehitada ja... Seda magame! Oli liiva peale. Oli tulmu peale. Oli tulmu peale. Lõpuks ma saan ka hakata ennast õue sättima, et ma oleks võinud Elsu panna ka kõhukotti enne, aga õues oli hommikul nii jahe, või noh, praegu on ka hommik, aga et ma ei hakanud seda sisse mässima, mõtlesin, et jääb tuppa magama, siis lähen õue. Meil täna pidi tulema Sirle lapsi hoidma, aga ta jäi haigeks, siis mõtlesime, et noh, eks saame oma ette hakkama. Aga ikkagi Assa vend ja vanatädi tulid, nad just jõudsid. Nii et jälle on meil selline samasugune päev, nagu meil on siin olnud neid nii mitu tükki. See tundub, nagu ma oleks juba 1000 päeva ehitanud seda mänguväljakut oma 1000 lapsele.
et täna siis saan mina ka käed külge panna äkki. Ma tahan ju värvida. Ma vaatan, et Liumägi on juba küljes. Trepp vist on kohe valmis. Siis saavad seinad ette seal sellel kinnisel majal. Ja mõned kiiged külge, mis meil on. Väga põnev. Jaa. Mis teete siin? Me kiikume, Olli on sinna mis vasta mina saab. Olli tahab, et kiikume, jaa. Me kiikume. Jaa. No nii. Hästi tehtud, vaatame. Oi. Postid on liiga paksud teil, nagu visuaalselt ei ilu. Need alumised postid. Mis? Sa mõtled need nagu või? Või mis asjad? Need või? Mis seal ikka? Siia sai nüüd kõndida. Kas ma mahun ka siit alla laskma või? 70 kilo. No, napikas. Kas saan? Toome selle teise patelliga toosama. Ma pean kuidagi küljeli tulema, ega mu puusad küll siia vahele ei mahu. Täitsa tore. Vahel ma ei tea, kuidas minna edasi. Olen jõudnud siia, aga sellest ei piisa. Ununema kipub vana tõdes elavi. Elu janu tahab kustuda kiiresti. Äkki meenub mulle, kuidas olla oli hea. Tahan sinu sülle peita pea. Õnn ei seisne mu saavutustes. Õnn on peidus väga vähe sees. Õnn on hoida end teine teisele. Elu on ilus privileeg. Vahel soovin ma korraks minna tagasi. Sinna, kus me vahel polnud läinud valesti. Nüüd ma hästi tean, mida teeksin teisiti. Alustaksin sellest, et ei jätaks süvasti. See on siin katki. Päris põnev on siin toas ju. Seda läbi elektri. Jah. Ma peangi selle alla teha. Jälle meenub mulle, kuidas hinge pugesid. Kuidas minu mõtteid lugesid. Õnn ei seisne mu saavutustes. Õnn on peidus väga vähe sees. Õnn on hoida end teine teisele. Elu on ilus privileeg. Jaa, me olemegi kõik seal peal. Kas voodi ka või? Kas vila ka või? Jälle meenub mulle, kuidas olla oli hea. Tahan sinu sülle peita pea. Õnn ei seisne mu saavutustes. Õnn on peidus väga vähe sees. Õnn on hoida end teine teisele. Elu on ilus privileeg. Elus on hetki, kus valu ei loe. Elus loeb väga vähene. Õnn on hoida end teine teisele.
ma ei taha istuda praegu. Mina ka tahan. Vau! Kas sa jääbki niimoodi ja? Okei. Mina ka tahan kikkuda. Väike on nii soe. Mina. Kuule, kas keelotaan ka või? Ja Pooli tahaks, et ma keelutaks ka. Parem. Ei, osa isa. Ühega on siis kinni enne. Need hambad on teravad ka. Ja kõvasti ühe kinni teisi käega. Mahastavan olida. Ega siit läheb? Ega siit? Ja mõlemas võite ronida. Kas siit suur? Oota, mina lähen vaikselt. Pean kohe eraldi välja tooma selle kauni nurga siin. Vaadake, milline inseneritöö. Wow. Siin toimub lõuatõmme või rippumine, see tähendab. Oi, kui tugevad käed sul on. Tamalla! No. Veel. Mina tahan ka lippuda ise. Ise. Mina ka tahan lippuda ise. Kaama. Istud ka? Saad istuda? Nii. Hopsti. Ma saan mängu. Ainult mängud suu vastu ei pane, jah? Emma! Olli! Harjad. Ma tegin juba lehapala kõikidega. Lehasjaga. Ja siis muhkan ise kõikidega. Kas sa hüppad maha või? Küll ta hüppab, jah? No tšau sõbrad, on aeg teha kokkuvõte, et mis me siis tehtud saime, mis me tehtud ei saanud, kuidas rahul oleme, palju maksis. Kokkuvõtvalt oleme loomulikult väga-väga uhked endi üle, et me sellise projekti just niimoodi ette võtsime, et oleme ikkagi inimesed, kes kui midagi ette võtame, siis teeme ikka hästi ja vingelt. Nagu ma siin olen korrutanud mitmeid kordi. Et midagi muuta ei oskaks ja tõesti lastele väga-väga meeldib. Praegu meil on siis sinna külge saanud pooled kiiged vist, et selles mõttes päris valmis meil veel asi ei ole. Et eks rahaliselt on ka hea natukene hajutada, et viimased mõned asjad tulevad meil veel, et tuleb siis üks plastikust beebikiik juurde, siis suur võrkkiik ning 2 lapse kiik ja loomulikult kõik need põnevad ideed, mis ma olen mõelnud värvimise ja kaunistamise ja selle osas, et tahaks ju teha need armsad kännuseene pingikesed sinna maja alla maha ja toredatest suurtest kividest midagi luua, aga eks see suve jooksul, aja jooksul kõik tuleb, et mitu asja, mis me oleme juba, Asso on mingi idee välja käinud või mina olen mingi idee välja käinud, siis oleme mõelnud, et elame sisse natukene.
laseme lastel ise mängida, avastada ja mõelda, mida nad sooviksid, mida nad vajaksid. Et sellepärast me ka seal kinnises majakeses sees ei tee mitte midagi praegu, me ei hakka seal sisustama, et vaatame, mõtleme, et ei tasu liiga rutakalt kohe naelu seina lüüa ja et suur töö on juba tehtud ja nüüd siis natukene tõmbame hinge ja saame, saab ju mängida, saab kiikuda ja ei ole vaja kõike teha korraga, kuigi ei saa öelda, et see nagu poleks kõik, et see on ikkagi tohutu töö olnud, et Asso on ikka selline ehitaja. Vot, aga räägime siis, palju see maksis meie jaoks. Et ma olen siia kirja pannud. Nii, esiteks kuivbetoon 75 eurot, puitmaterjal 550 eurot. Selle sisse me ei arvesta siis neid aialippe, mis meil on värvitud. Need on meil siis enda aiast ülejäänud materjal, mida me kasutasime nüüd. Kinnitusvahendid, sealhulgas betoonihargid 350 eurot. Värvid, ehk need 4 värvi, 60 eurot. Neid värve on meil väga palju veel üle. Nendest, kuna need on sellised baasvärvid, ma sain kokku segada pruuni, millega me saime selle vana vedrukiige korda teha ja ära värvida. Et meil on see väike hobune seal, mis oli siin juba siis, kui me siia kolisime. See on kusjuures see vedru on, eelmine omanik ütles, et see on laeva, mootori, klapi vedru. Ja see hobune on siis puidust ise tehtud, me siis värvisime nüüd pruuniga üle. Jah, mänguväljaku tarvikud ehk liumägi, pesakiik. Pesakiik on siis see värviline. See teine võrgus pesakiik oli meil ka juba kodus enne olemas, see oli meil enne siin verandal. Ehk siis see ei ole ka praegu lisakulu, et me lihtsalt riputasime selle nüüd sinna, sest et siin verandal ei olnud päris tema õige koht. Nii, mänguväljaku tarvikud ehk liumägi, pesakiik, lõuatõmbekang, mõned kinnitused ja veidi kiigenööri 200 eurot. Kärurent 40 eurot ehk siis kokku 1300 eurot. Ja siia siis planeeritult, mis meil on veel tellimata, mis me siis järgmine kuu äkki tellime, tuleb umbes 200 euro eest siis neid kiikesid lisaks. Ehk siis selline 1500 eurone uhke mängu, ma alguses nimetasin seda mänguväljakuks, aga siis ma käisin internetist vaatamas, et palju siis maksavad sellised, mis on juba valmis produktid. Ja sellised asju nimetatakse ikkagi mängulinnakuteks, et see ei ole enam mänguväljak, vaid mängulinnak. Ja konkurentsi need rahaliselt need valmistooted ei paku, et ikkagi sellist, esiteks juba räägime sellest, et see oma aeda sobitumine, et meil on see ikkagi ehitatud nii oma plaani järgi, et sellist valmis asja ju ilmselgelt ei ole, mis on täpselt sellise kujuga ja täpselt meie aia järgi, et kuidas ta võiks sinna puude vahele sobituda ja liivakasti ümber. Et seda ei saa nagu võrrelda. Siis ise tegemise rõõm loomulikult see on tohutu. Et äge, et ikka palju suurem väärtus on sellel, kui äge periood on nüüd tagasi mõelda sellele, et kui me ehitasime seda mängulinnakut siin samamoodi selle mudaköögi projektiga eelmisest suvest, et see ka oli nii äge periood, kuidas me Assoga kahekesi nokitsesime. Nüüd oli minul siin selle mängulinnaku juures ehituslikus pooles mina tohutult abikätt ei saanud pakkuda, et mina ainult värvisin ja siis hakkan siin kaunistama ja nokitsema, kui õige aeg on käes jooksvalt. Et Asso ja ta vend on siis selle suure töö siin ära teinud. Oi, jääpurikad on katuse ära. Näeme selle talvise mängulinnaku ka ära siin. Juhuslikult täna just on väike lumetorm. Vot, aga ma arvan, et praegu siis saame selle projekti lugeda valminuks.
ja vaatame siis ilusad kaadrid ka üle, mis ma eile veel viimase päikesekiirega sain tehtud. Ja näeme siis järgmine kord. Tšau! Sa tuled, tule meie ilmas mängust ei jää ilma. On kuus, ei viis. Lähed metsa lauluga see viis. Mis siis? Ja mida pole, seda pole. Pole, mis ju lihtsalt pole. Tule